Brit ja ma räägin teile siis natukene töötamisest ja töökohustusest. Räägime siis erinevatest töölepingutest, et oleksite teadlikud, et millesse te astute ning mis õigused teil on. Samuti mainime ka graafikuid ja töötunde ning ka tuludeklaratsiooni. Ning viimasena kordame ka üle, et mis on kõige olulisem, et mida te kindlasti peaksite teadma enne, kui te tööle asute või valite töökohta. Esimesena ma räägin teile lepingutest. Lepinguid on 3 sorti. On tööleping, on käsundusleping ning on töövõtuleping. Kõikidel selles mõttes on sarnane suhe, sest et on alluvussuhe, on tööandja ning on töötaja. Töölepingus kaasnevad siis nagu töötajakaitsed, et on olemas puhkus, tööaeg, haigusleht ja nii edasi. On samamoodi kindel graafik, töötunnid võivad varieeruda, aga tööandja planeerib. Siis on töövahendid annab tööandja ning tasu makstakse perioodiliselt ning 100% peab olema puhkus vähemalt 28 kalendripäeva aastas. Ning samuti on miinimumpalk tagatud. Käsunduslepingul puudub kaitse. See tähendab seda, et siin saadakse päeva pealt lahti lasta. Samamoodi puudub kindel graafik ning töö. Samamoodi ka juhendamist ei ole ja töövahendid võivad ka varieeruda, kas sa pead ise need soetama või tööandja annab sulle need. Tasu on kokkuleppe järgi, ehk see võib tulla nii kuiselt, nädala järgi või mis sellist. Samuti puudub käsunduslepingus puhkus ning haigusleht ja miinimumpalk ei kehti. Töövõtuleping on natukene sarnane käsunduslepinguga, sellepärast, et kuna puudub graafik ning töötunde ei mõõdeta, kuid tasu sa saad töö eest, näiteks ehituse peale, et kui maja saab valmis või tee saab ehitatud või uks saab paigaldatud, et sa saad selle eest kindla tasu, mitte töötundide järgi. Sellel puudub siis ka juhendamine, et töövõtja siis vastutab oma tulemuse eest ise. Sarnasusi on siis ka veel, et puhkust ei ole, haigusleht ei ole ning miinimumpalk ei kehti. Natuke siis ka mainin seda, et täiskoormus on umbes siis 40 tundi nädalas, ehk siis umbes 8 tundi päevas, 5 korda nädalas. Aga see siis kehtib, näiteks ehitustööd, kontoritööd ja niimoodi. Aga näiteks kohvikud, restoranid, teatrid või mis sellist, need võivad varieeruda. Ning poole kohaga töö on siis umbes 20 tundi nädalas, ehk siis kooli kõrvalt tööl käimine. Tuludeklaratsioon on siis riigile esitatav ülevaade sinu eelmise aasta sissetulekutest, maksudest ja võimalikest tagastustest ning seda saab taotleda siis iga aasta 1. veebruarist kuni 30. aprillini, ehk siis ka just lõppes 2025. aasta tulutekk. Selle siis miinimum taotlemine on siis aastas 8400 €. See tähendab, et kui sa oled teeninud alla selle summa aastas, saad sa need maksud, selle 24% saad tagasi. Kui on üle, siis see läheb maksudeks. Ehk siis kui on üle, siis sa seda raha tagasi ei saa. Nüüd räägin ka teile kõige olulisemast. Kindlasti alati peab olema leping olemas. See tähendab seda, et sul on mingis mõttes sul on kaitse peal ning on kokku lepitud töösumma, mida sa selle töö eest siis saad ning nii nimetatud teised tingimused. Rangelt rõhutan seda, et tööaeg ja graafik ei ole soovitused. See tähendab seda, et sa ei saa seda lihtsalt tuju pealt üle lasta, vaid sa pead oma kohustusest kinni hoidma. Sest et oletame olete käsunduslepingu alt, teid võib lihtsalt kuna teil oli halb töö, ütlest, et ei viitsi, teid võidakse lahti lasta. Lihtsalt päeva pealt siis. Töötasu siis maksmine tuleb siis välja lepingus, ehk siis kas on kuine, nädalane või siis on töö eest, mida sa teed, aga see on kokku lepitud. Kindlasti pean mainima, et tööandja juhendab sind, aga sina pead täitma. See tähendab, et mitte mingit vastuhaukumist, ei mingit vingumist, sükest asja, see otsumas lihtsalt ei tohi olla ja ning ei saa olla. Sul on antud roll ja sa pead tegema seda. Rõhutan ka seda, et töö ei ole kool. Su vastutus on suurem ning sinu eksimusruum on väiksem.
sul ei ole kedagi süüdistada ega mingeid vabandusi tuua, vaid sa pead omandama oma vead. Räägin ka teile siis natukene enda kogemusest. Mina töötan siis restoranis, töötan nii nimetatud poole kohaga, kuid need töötunnid võivad varieeruda. Ma olen siis käsunduslepingu all, mis tähendab, mul ei ole fikseeritud töötunde, fikseeritud graafikud. Et põhimõtteliselt mind kutsutakse tööle siis, kui on abi vaja. Ja rahvast on puudu näiteks. Mida ma igaks juhuks tahan rõhutada, et ennem paljudele, kes tahavad minna näiteks mingi restoranidesse või kohtadesse tööle, eriti noored tahavad minna, kui lihtsalt on parem lihtsam töökohta saada, on see, et alati peab arvestama sellega, et töötunnid tõsiselt võivad väga-väga palju varieerida. Et näiteks, et kui on kiiremad päevad, siis minul vähemalt on väga tihti olnud olukordi, kus ma pean sõna otseses mõttes kella 3 ööseni olema tööl. Mitte, et ma töötaks klubis või baaris või mitte midagi, vaid lihtsalt, kuna inimesi on nii palju ja tööd on nagu tõsiselt ka palju. Sest et näiteks see tööd hõlmab igasugune teenindus, inimestega läbikäimine, köögiga suhtlus, kõikide toitude teadmised, asjad, koristamine, pärast siis nagu taga veel pesu, poleerimine ja nii edasi. Mis võtab siis väga palju aega, mida peab teadma. Aga see on juba nagu mingis mõttes on see sinu tööandja otsus, kas ta nii-öelda hoiab sind lõpuni või ta saab tavaliselt sind umbes kuskil 11 koju. Aga võib tõsiselt tulla olukordi, kus sa pead sõna otseses mõttes olema lõpuni välja, nii et sellega tuleb arvestada või kas või uurida, sest et see võib hakata väga palju mentaalsele tervisele nii kui ka füüsilisele. Et no nõrgahingelisele see väga hästi ei sobi. Tänapäeval kiires ühiskonnas tuleb kursis olla kõigega. Töö, kool, õppimine ja trennid. Selle kõrvalt tuleb leida ka aega iseendale ja vabale ajale. Aga samas tuleb ka täita koduseid kohustusi, näiteks nõude pesemine, koristamine ja nii edasi. Vaba aeg aitab vähendada stressi, parandada vaimset tervist ja annab energiat igapäevaeluks. Kui inimene ainult töötab või õpib ega puhka piisavalt, võib tekkida väsimus ja läbipõlemine. Tasakaal kooli, kohustuste ja vaba aja vahel aitab end tunda õnnelikumalt, motiveeritumalt ja tervemalt. Sellepärast on tähtis leida aega tegevustele, mis meeldivad ja aitavad sul puhata. Näiteks sport, hobid, sõpradega väljas olemine või lihtsalt aeg iseendale. Ma olen Simona ja ma räägin teile natukene rahatarkusest ja rahast ja kuidas sellega ringi käid. Lühidalt, kui sa oled noor ja tahad iseseisvaks saada, siis on ainult üks asi, mis määrab kõik ülejäänud ja muudab su elus väga palju. Ja selleks on see, et kuidas sa rahaga ümber käid. Lühidalt, see ei ole lihtsalt see, et ära kuluta mõttetute asjade peale raha, vaid pane raha enda jaoks tööle, et raha töötaks sinu jaoks ja kasvata ja edasi minnes, siis peamiseks probleemiks noorte seas ongi see, et raha tuleb, raha läheb, neil pole eesmärke, neil pole süsteemi, neil pole õrnaimugi, mis toimub tegelikult nende rahaga. Ja mis kõige hullem, arvatakse, et investeerimise alustamiseks on vaja palju raha. Tegelikkuses see on müüt ja investeerimist saab alustada ka väga väikestest summadest. Nimelt, sa võid alustada igakuiselt panna 10 eurot kuni 20 eurot kõrvale ja mitte kõrvale, vaid nii-öelda investeerida siis. Ja jah, tegelikult väga väikestest rahasummadest piisab. Investeerimiseks on siis 3 sammu. Nimelt, unusta esiteks keerulised tabelid, kõik Exceli tabelid ja muud sellised. Need nõuavad lihtsalt lisateadmisi, mida sul võib alguses ei ole ja neid pole ka vaja, kui sa alustad. Tee endale 3 kategooriat. Vajalik, mille alla sa paned siis näiteks toidu, transpordi ja arved, erinevad muud olulised kulud. Siis tee siuke kategooria nagu tore või nagu meelepärane. Kõik asjad paned sinna, siis näiteks sellised asjad nagu erinevad väljaskäimised, toit, riided, asjad, mida sul otseselt ei ole vaja, aga see on tore. Kolmandaks, pane tulevik. Tuleviku alla sa saad panna siis säästud ja investeeringud, mis on mõeldud sinu tulevikku, millegi
suure asja jaoks, näiteks kui sa tahad minna kuskile ülikooli ja see maksab palju või tahad kuskile reisida või enese arendamiseks. Ja pane iga kuu näiteks 5 või 10% oma sissetulekust selle tuleviku alla. See on küll väike summa, aga sellel lõpuks on niivõrd suur mõju. Teiseks nii-öelda sammuks on siis hädareserv. See tähendab, et tee endale nagu eraldi konto või siuke turvavõrk, kuhu sa siis kogud kokku 1 kuni 3 kuu kulud ja see on nimelt selleks, et see hoiab ära olukorrad, kus toimub mingi muutumine elus. Näiteks sul on raskelt kiire aeg ja sul ei ole püsivat sissetulekuallikat ja see on nii-öelda siis sinu turvavõrk, kus on olemas 1 kuni 3 kuu kulud, mida sa saad rahulikult katta, isegi kui sul ei ole hetkel kindlat sissetulekuallikat. Kolmandaks sammuks on investeerimise alustamine. Investeerimine tähendab lihtsalt seda, et sa paned raha enda kasuks tööle, ehk siis raha töötab sinu eest. Ja mida varem sa alustad, seda rohkem aega sinu kasuks töötab. Ma räägin teile siis natukene investeerimisvõimalustest noortele. Esimeseks ma tooksin välja indeksifondid ehk ETF-id. Need on nagu korv, kus sees on palju ettevõtteid ja sellega kaasnevad madalad kulud ja lai hajutatus, mis on võib-olla kõige parem pikaajaliseks kasvatamiseks ja ideaalne viis noortele investeerimise alustamiseks. Teiseks on aktsiad. Kui sa ostad aktsia, siis see on nagu, sa ostad ühe tükikese ettevõttest või firmast, jah. Ja nende potentsiaal raha kasvatada on küll suurem, aga sellega kaasneb ka suurem risk. Kuid kindlasti tasub proovida, kui sa tahad rohkem õppida ja areneda ja uurida erinevate asjade kohta, siis on kindlasti väga mõistlik lahendus. Kolmandaks on lühiajalised eesmärgid. Näiteks, kui sa kogud raha auto või kodu sissemakse jaoks, siis pigem hoia seda madala riskiga, sellepärast et investeerimine on pigem pikaajalise nagu mängu jaoks, et kui sa tahadki avastada, uurida, tegutseda, siis jaa, aga kui sul on midagi kindlalt vaja, siis tasuks siiski nii-öelda hoida oma raha madala riskiga kohtades. Lihtne näide näiteks, kui sa paned 20 eurot kuus kõrvale ja teenid 7% tootlust aastas, siis võib sul 10 aasta pärast kokku olla umbes 3000 eurot. Ja ma tõin selle näite lihtsalt sellepärast, et see näitab, kui tugev on järjepidevuse jõud. Ja siis ma tahaksin lisada, et sinu mõtteviis võiks olla selline, et raha ei ole summa, vaid see on oskus. Ja oskust saab õppida. Nimelt olulised asjad on näiteks järjepidevus, kannatlikkus, mitte võrrelda end teistega ja alustada väikestest summadest. Sest sa ei pea olema rikas, et alustada, aga alustamine aitab sul tulevikus rikkaks saada. Mis on minu arust väga oluline aspekt selle juures, et ära karda alustada investeerimist. Ja lõppsõnumiks ma siis lisaksingi, et kui sul tekib küsimusi või sa tahad täpsemalt mõnest teemast teada, siis kindlasti anna märku. Ja ma ütleksin, et minu arust üliäge lause ja väga aus lause on näiteks see, et kõige parem aeg alustada oli eile ja teine kõige parem aeg on täna. Ehk siis ma arvan, et sa võiksid seda meeles pidada ja ära karda alustada, sest investeerimine ei ole tegelikult üldse nii raske, kui see näib. Ja kindlasti uuri erinevatest kohtadest. Tehakse ka noortele investeerimislaagreid. Sa saad sinna kandideerida, ka mina ise kandideerin ja sa saad enda silmaringi niivõrd palju arendada sellega, kui sa uurid.